Looduslikku kildagaasi nimetatakse efektiivseks vähese süsiniku sisaldusega energeetiliseks suurte varudega maavaraks. Kuid üks tema kättesaamise meetodeid, hüdrauliline maa-aluse kihi lõhkamine, mida nimetatakse ka frackinguks, on seotud suure riskiga, mis võib põhjustada pöördumatuid kahjustusi loodusele ja inimeste tervisele. Maa-aluse kildkivikihi lõhkamise meetod seisneb kuni 4 kilomeetri sügavusele puuraugu puurimises, seejärel pumbatakse sinna suurel survel liiva, vee ja kemikaalide segu. Selle tulemusena tekivad kildkivimisse praod ja vabaneb gaas. Tänasel päeval sellise meetodi esindajad tahavad käivitada tootmist Euroopas, Ukrainas ja mujal maailmas. Miks see on ohtlik? Hüdraulilise lõhkamise tarvis on vaja tohutus koguses vett. Iga sellise puuraugu tarvis on vaja enam kui 19 miljonit liitrit vett. Sellest piisab, et varustada tuhandeid inimesi veega aasta jooksul. Ja mis veelgi olulisem, ei tohi unustada toksiliste ainete olemasolu. Selle meetodi teostamise käigus pumbatakse igasse puurauku 80–300 tonni toksilisi aineid, kaasa arvatud lenduvad orgaanilised ühendid ja naftatooted. Lisame veel siia radioaktiivsed elemendid ja rasked metallid, mis vabanedes satuvad maapinnale. Selle tulemusena on suur oht, et need toksilised ained on suureks ohuks inimeste tervisele ja loodusele. Eriti kohalikele inimestele. Mis siis toimub nende jäätmetega edasi? Osa nendest aurustuvad, moodustades õhus kantserogeenseid pilvi. Teine osa seisavad mahutites või utiliseeritakse. Enamus neid hoidlaid ei oma mingit varustust nende jääkide töötlemiseks. Rasked metallid ja radioaktiivsed elemendid, aga ka suurem osa toksilisi jääke jäävad lihtsalt maa alla. Läbiimbumine, purustused, rikked ja inimfaktor, see kõik ainult tõstab joogivee saastamise riski. Puhas joogivesi on meie kõige olulisem ja hinnalisem vara. Riikide valitsused ja inimesed üle kogu planeedi väljendavad oma mured sellise suurte riskidega gaasi tootmisega seotud ohtudega. Kas tõesti me tahame panna ohtu oma ja laste tervise ja hävitada loodust, pikendamaks laastavat sõltuvust veelgi jubedama tootmise meetodiga maavarast? Kildagaas ei ole lahendus meie tulevikule. Juba täna on vaja veelgi tõhusamalt ja säästlikumalt kasutada ja arendada taastuvenergiat. Seisame kindlalt kildagaasi hukatuslikule tootmisele vastu, kuni veel pole hilja.